Tšekk. Tere kõigile. Minu nimi on Karl ja mul on ülihea meel täna olla siin. Sorry Sam, ma ei tea, siin on vist sinu inspiratsiooni kasutatud. Armastan ja armasta, millist muusikaelu noored tahavad. Mul oli päris palju küsimusi ette valmistada, aga Urmas praegu just lasi pooled mu küsimused põhja oma uuringuga. Aga ma teen näo, nagu ma natuke siis lihtsalt modifitseerin neid ja loodan, et need 8 inimest, kellega Nordstat seda uuringut tegi, ei ole need võib-olla, kellega me kokku puutume. Mul on ülihea meel siin tutvustada aga kiiresti meie tänaseid osalejaid siin suvalise järjekorras. Muusik, influencer, sisulooja Sam, muusikluetaja Eik, spetsialistid, nagu nad ise tituleerisid, aga ka DJ-d ja sisuloojad, YouTuberid, Kennet ja Martek, noored ja näljased, muusika, Eesti Pärimusmuusikakeskuse looprodutsent Lee Taul ning Paavli kultuurivabriku, kas võib öelda värske programmijuht Cordelia. Nii et aplaus neile. Ma alustaks võib-olla nagu üldisemalt esimese küsimusega, et kui ma noor olin, see oli hästi piinlik Mel Gibsoni film, mida naised tahavad, on ju. Et no tõesti väga halb. Aga ma küsiks teilt võib-olla, mida noored tahavad just muusikaelu kontekstis? Mida teie tunnete või kui te teete oma asja, oleneb kas laval, teete mingit sotsiaalmeedia sisu, mis on see, mis kõnetab praegu? No, võime siit otsast, kes tahab, võtab kohe. Ma ei tea, ma alustan kusagilt pihta. Selles suhtes noor on väga lai termin nagu ikka, et noor üks armastab punki, teine armastab täielikku poptseeni. Et üleüldiselt on keeruline nagu öelda, mida ta täpselt tahab, sest nad on nii erinevad. Aga mis alati toimib minu perspektiivist on ikkagi popmuusika, sellepärast on popmuusika ja pop kõigub aastast aastasse. Üks, et pop on folk, nagu praegu on näha, mida tarbivad nii noored, selles suhtes täiskasvanud ja vanemad, et mis kõigile peale läheb, mis alati kõigile peale läheb on Nublu ja mis alati kõigile peale läheb on huumor. Et huumor on ka, eks ju, selles suhtes kõik on väga subjektiivne ja täpselt kõigub, aga võib-olla need on mingid punktid, mida ma välja tooks. Ma ütleks, et noored tahavad nagu kõik muud inimesed tunda midagi muusikast, äkki lihtsalt noored tahavad rohkem naerda muusika üle. Loomulikult töötab ka selline muusika, mida Sam näiteks teeb, mis paneb sind kuidagi tänulikult tundma. Kui sa tunned ennast kuidagi, kunst paneb sind kuidagi tundma ennast, siis see on hea. Ma arvan, see on see, mida kõik tahavad. Ma kohe võtan siis selle teema, siis me saame selle laua pealt ära, sest ma tean, et see on mingi teema, millest me ei saa ümber. Me oleme kõik kuulnud seda, näinud seda diskussiooni, ma ei tea, Kermo ümber stiilis on ju, et kas selline muss on üldse raadiokõlbulik ja kas, kuidas teie sellest, ma just tahaks eriti nagu noored ja näljased teie nagu sellist, sest ma viisin ennast kurssi ikkagi olenevad sellest, et ma olen võib-olla natuke vanem kui teie olete. Ma veetsin viimased 2 päeva siin teie YouTube'i kanalis, vaadates erinevaid, klišeerikuga näiteks seda, mis tema EP puhul teil oli väike stream, on ju. Et minu jaoks, ma ei olnud nagu šokeeritud, ma ei saa öelda, ma nüüd võib-olla niigi vana ka ei ole, et ma oleks nagu meie oh my god. Aga kas see on nagu, ma ei taha öelda, et kas see on, ma tean, Eik vihkab seda kõige punk, on ju, aga kas see on nagu ütleme, et räpist mingi hetk sai nagu rock minu jaoks, on ju, et kui sa vaatad neid laive, siis see ei ole niimoodi, et vanad mehed kuskil on ju kangutavad õlle käes, vaid seal on nagu reaalselt mingi moshpitid, see peegeldab tegelikult seda, milline oli mingi metallikontsert võib-olla 10-15 aastat tagasi. Aga kas see, mida noored töötate, otsivad mingid tunded või emotsioone, on ju, kas see on lihtsalt osa sellest, et see muss võib olla, sellisest roppu mussi on ju kogu aeg olnud, on ju? On. Võib-olla te ei ole nii popp olnud lihtsalt. Oota, mis see küsimus on? Ma ise ka ei tea, see on hea, et sa küsid. Kas see ropendamine võib-olla sellises nagu kõige striimitumas musas, mis meil praegu on ju, kas see on pigem nagu pointi või emotsiooni andmiseks või see on lihtsalt selleks, et noored räägivadki niimoodi? Sa tõid Kermo Mureli näiteks, mis nagu Kermo on halb näide lihtsalt ropendamisest, sest kui sa loed natukenegi ridade vahelt, siis sa saad aru, et nendel lauludel on nagu teine tähendus, aga see ropendamine on sinna sisse pandud selleks, et see oleks inimestele šokeeriv peamiselt ja et see nagu tooks nii välja selle või nagu, et inimesed nagu justkui peaksid rääkima sellest, et mingi Facebooki emad hakkaksid seal mingi, issand jumal, Kermo ütles munn enda laulus, et mis seal toimub.
aga seal on nagu ridade vahel on palju rohkem kui ropendamine. Ma loodan, et siin saalis nagu ma ei pea lahti selgitama, mida see kõik tähendab. Ehk siis ta on ikkagi emotsiooni põhimõtteliselt tekitamise eesmärgil. No need laulud on erinevate eesmärkidega, kas need on ühiskonnakriitilised või need on mingite inimeste kriitilised, aga jah, nagu diskussiooni alustamiseks peamiselt äkki. Mul on siin veel, et kui me vaatame, mis praegu Urmas kas või näitas, kui me räägime näiteks sündmustest noorte kontekstis, siis nagu praegu just ekraani peal oli vanuserühm 15–19, kõige rohkem justkui on seal neid inimesi, kes käivad kontserditel või sündmustel. Et kuidas saada, mul on tunne, et natukene selle temaatika püstitus on ka see, et võib-olla vanemad korraldajad või nagu jah, võib-olla sellest sihtrühmist kaugenenud korraldajad ei mõista, et kuidas neid kõnetada või mis on see tee, kuidas see sõnum üldse saada nendeni. Kuidas teie olete suutnud, võib-olla siin on nagu hea ka nagu Paavli kontekst, et kas teie näete seda, et seda noort publikut käib vähem? Tegelikult see tuligi mulle natuke üllatusena, et näha, et just see vanusegrupp 15–19 on siis kõige rohkem kontserditelt osavõtjad. Sest minu jaoks nagu tundeliselt see ei tundu nii ja ma arvan, et see on üleüldiselt, meil on olnud siin koosolekuid sellel teemal, et see on üleüldiselt, ma arvan, nagu just siis meie, kes on natuke tegelenud võib-olla vanema kultuuri esindamisega, ongi just raske leida seda nagu ühendust noortematega, aga ma arvan, et seal on väga palju ka see, et see, kuidas noored tänapäeval liiguvad ja kogu see nagu ühiskonnamudel, mis meil on, mis on väga palju ka online, see on nagu muutunud meeletult ja ma arvan, et natuke vanematel inimestel on raske järgi jõuda sellele, et kuidas siis nagu noortega peaks tegelikult suhtlema ja kuidas seda informatsiooni nendeni siis ka viia tegelikult. Kas te olete täheldanud ikkagi nagu konkreetselt ka, kui te vaatate oma külastajate nii-öelda segmenti, et noori on raske saada või on see rohkem ka kinni sellest, millised programmi te pakute? Ma arvan, seal mängib rolli mõlemad kindlasti. Üldse kogu programm, seda kokku panna meil, me kõik teame, siin on teine turg ja turg on palju väiksem ja see väga palju mõjutab ka meie programmi otsuseid. Aga kindlasti on ka raske, eks me oleme ka üritanud ja proovinud leida seda keelt, mingid asjad töötavad väga hästi noorte puhul, mingid asjad, mis võib-olla arvad, et võiks töötada, ei tööta üldse. Et eks me ka üritame leida seda nagu kõne või seda vestlust selle noorte vahel. Lee, ma tean, et teil on väga palju projekte, ma eile scrollisin ka, ma olen väga palju scrollinud viimasel ajal, scrollisin näiteks Aida kodulehekülge, vaatasin, missugused programmid, missugused erinevad töötoad, õpitoad, neid on, ma ikka pidin tükk aega seal jõudma läbi alates, ma ei tea, mingitest pilliõppi, kui titaringideni ja nii edasi. Mis on need asjad nagu Viljandi-suguses kohas, kuidas saada noored aita või üldse haridusse, muusikaga seotuks? Jaa, ma mõtlesin tükk aega ja kuni praeguse hetkeni mõtlen, et millist häält ma siin kõnelejana nagu esindan. Ja mulle tundus, et ma olengi mitmes rollis. Ühest küljest me räägime Eesti Pärimusmuusika Keskuse tegevustest, mis tähendab seda, et meil on hästi konkreetne raam ees juba žanri siseselt ja tõesti on nagu rõõm kuulda ja näha, et folk on järjest popimaks muutumas. Ja see teeb meie töö lihtsamaks, sellepärast et need ägedad artistid, kes on jõudnud juba nendesse ägedatesse kohtadesse esinema ja publiku ette, on võib-olla kõige suurem inspiratsioon sellele ükskõik, kes seal publikus teda vaatab, et ta tahaks sellega nagu tegemist teha. Ja meie noortega seonduvad tegevused on osa hästi olulisest ökosüsteemist. Et kui rääkida keskuse tegevustest laiemalt, siis meie suur eesmärk ongi see, et kõik tunneksid, et pärimusmuusika on nende elu osa, et see kuulub neile. Nad võivad sellega ükskõik mil moel rinda pista ja me näeme hästi selgesti ära, et me oleme kuskile toredasse kohta hetkel jõudnud. Et kui päris paljudest vestluspaneelidest varasemaltki nende muusikatööstuse kohtumistel on välja kerkinud seesama küsimus, et kuidas me need noored enda juurde saame, siis meie praegu keskuses festivali näitel räägime, et meil see piirmaht jõuab nüüd kätte, kus me enam noorte passe välja müügile panna ei saa, sest et muidu see tasakaal läheb paigast ära. Kuidas me sinna jõudnud oleme, ma arvan, et see ongi see ökosüsteem, mida ma enne sõnakesena mainisin ja selle tõesti suur osa on haridus.
ja siinkohal tuleb jälle au anda kõikidele inimestele, kes üle Eesti selle haridussüsteemiga tegelevad. See ei ole ainult meie maja ja see ei saagi mitte kunagi nii olla. Igas keskuses, piirkondlikes ja hoonetes on need säravad tähed. Need päikesesüsteemi päikesed, kes tõmbavad need süsteemid käima ja siin saalis kuskil istub Margit Kuhi, kelle loodud ökosüsteemist olen mina ka läbi käinud ja nüüd sellest nii inspireerunud, et tahtsin selle osakest anda omalt poolt ka. Nii et üritades kokku tõmmata seda pikemat juttu, meil on tõesti palju tegevusi. Ja mis puudutab just noori ja noortega tegelemist, siis me katsumegi seda mõtestada ka nii, et igale sammule su elus vastaks mingisugune tegevus meie majas ja kui sa sinna tegevusse liitud, siis sa saad sealt jätkata mingit teed või suunda ja anda neile mõista, et nad on alati oodatud. Küsiks sellise küsimuse, et piletihinnad või sündmuste hinnad üldse, vahet ei ole, kas see on pidu, kas see on kontsert. Kui me näeme tegelikult, mis on minule kui kontserdikorraldaja võib-olla väga positiivne tendents olnud, et me oleme saanud piletihindu tõsta sinna kohta, kus võib-olla see vahe mõne välisartisti kontserdipileti hinnaga Eesti artistil enam ei ole nüüd niimoodi, et meil peab 5 eurot olema ja see on 90 eurot. Vaid me jõuame sinna, sest kõik teenused on läinud nii palju kallimaks, et me lihtsalt ei saa neid sündmusi muidu teha. Aga kui palju teie tunnetate, ma just mõtlen siin härrased, seda, et kui te teete oma sündmusi, et see nagu rõhk sellele, et tabada seda õiget punkti just pileti hinna osas, on tegelikult see, kus see asi natukene nagu ka võib kinni olla. Sõltub väga sihtgrupist, mul on tunne. Või nagu kui sa lähed Ülasesse pungi kontserdile, siis kui sul on üle 10 või 15 euro su pilet seal, siis need tüübid ei tule sinna kohale, mul on tunne. Aga jällegi, kui sa võtad seda 15-19 sihtgruppi, siis enamasti lasevad vanematel osta lihtsalt kuu alguses. Et mul on väga palju olnud seda, kus ma panen ürituse välja. Ma ise väga palju nende piletihindade peale enamasti ei mõtle, vaid lasen korraldajatel mõelda. Keskendun rohkem sellele kunstilisele poolele, et see oleks kuidagi eksklusiivne, et sellel oleks mingi põhjus, miks pärast see kontsert toimub, mis need inimesed sinna kohale tooks. Et siis inimesed lepivad sellega, et meil on sellised hinnad, ma ei tea. Ja siis lasevadki vanematel ütlevad, et osta 5 tükki nüüd ära minu sõbrannadele ka, muidu ei saa sinna minna. Et ma ei tea, inimesed aktsepteerivad seda. Ma arvan, et hind ei sõltu nii väga sellest, siis kui see ei ole mingi skeene üritus nii-öelda. Ja ma arvan, et see hinnatundlikkus on kindlasti ka noorte seas, et suuresti ma olen nõus, et osad kindlasti jaksavad endal osta, aga väga paljud kasutavad ka vanemate raha selle jaoks. Aga üks, et vanemad ka ei taha 30 euri maksta ühe pileti eest, et seal mingisugune piir jookseb ikkagi ette. Ja ma arvan, et see erinebki taaskord ülispetsiifiliselt, et kui on mingisugune klubipidu, siis seal eelmüügipiletid lähevad 8 euri eest. Ja sellega saad klubisse sisse ja siis korraldaja toetub sellele, et need noored ostaksid just alkoholi või mida iganes muud. Kui on jällegi rohkem kontsert, kus on fookuses ikkagi artist ja ka fännid mõistavad seda, et nad ei lähe ennast pumbaks jooma, vaid nad lähevad ikkagi muusikat kuulama eeskätt, siis on nad jällegi nõus maksma ka, ma arvan, 20+ eurot, et ka see oleneb jällegi täiesti artistist, esinemisest, kontseptsioonist, kontserdist ja kõigest muust. Kas see vahe on erinev näiteks, kui te teete kontserdi Tallinnas versus, et te teete Võrus või kuskil mujal? Jaa, kindlasti. Enda kogemusest lihtsalt mina olen ainult korraldanud enda manažeriga Tallinnas Tartus kontserdeid, et ise väljaspool ei Võrus, ei Pärnus, ei Narvas, ei kus iganes ei ole ise korraldanud, et seal juba siis sätestab pileti hinna kontsertkorraldaja, aga see pileti hind kindlasti selles suhtes varieerub. Tallinnas see võibki olla 25 eurot tavapilet, aga Võrus on see tavapilet 12-13 eurot. Te võite muga nõustuda või mitte nõustuda, aga kas teie tunnetus ei ole, et muusikasektor kui selline natuke igav? Meil on igavad ideed, see, kuidas me kommunikeerime asju, on igav. Ma ei pea konkreetselt silmas kedagi teist, aga mul tihtipeale tundub, et selles maailmas, kus info liigub nii kiiresti, siis paljud sellised standardsed lahendused on lihtsalt igavad. Meil ei olegi midagi uut. See, kuidas me presenteerime, ma ei tea, ka füüsilisi tooteid on kaunis igav. See, kuidas me, ma ei tea, promome kontserte või sündmusi, on igav.
jah, ma saan aru, et meil TikTokis käib nagu kõva tulistamine siin selles generatsioonis ja võib-olla see võtab sama palju aega kui muusikaga tegelemine praegu, et seal olla nagu relevantne. Aga kas, ma ei tea, minu tunnetus vahepeal lihtsalt on see, et kuidagi ideede vaene on see asi. Samas kui see, mis seal selle igavuse taga ja selle äri taga on, et siis on sisuline ja põnev, sisukas. Et siis ma arvan, et see kaalub kõik üles. Et vahet ei ole, kuidas sa oma vinüüli turundad, siis kui on inimesi, kes tahavad seda muusikat kuulata, mis seal peal on, siis nad sellega ostavad. Ja see ei sõltu nii väga sellest. Muidugi sõltub sellest, et su sotsiaalmeedia kohalolek nii-öelda, et sa võimalikult palju sinna toodad mingisugust just mitte muusikaga seotud sisu, mis on võib-olla toorem kui tavaline reklaam. Et mul ongi tunne, et me oleme väsinud sellest mingisugusest klanitud tavalisest reklaamist, mis meil telekas on aastaid jooksnud ja mis on sotsiaalmeediasse ka edasi kandunud, et vähemalt noored, ma tunnen, nendel püüab pilku see, kui sa teedki oma kodulaua taga mingisuguse suvalise video ja teed seal nalja ka ja siis tulevad need pilgud sinu peale. Et jah, mingi robustsus on vajalik. Ma siis võib-olla täpsustada seda, et kuidas leida seda balanssi näiteks, noh, ma ei tea, kuidas te ise seda näete, leida seda balanssi selle vahel, et olen muusik või tegelen muusikaga, aga samal ajal pean paralleelselt kogu aeg mõtlema selle peale, et oh shit, ma pean täna striimima või ma peaks täna see TikToki video või sul on keegi veel, ma ei tea, mingi manager või keegi, kes on, kuule jõumees, et noh, meil on see koostöö siin, ma ei tea, mis iganes selle Husqvarnaga, et mine käi metsast läbi, tõmba saak käima, et noh, sealt tuleb ka mingi väike $. Et kui palju see balanssi leidmine on nagu see keerukas osa lisaks selle, et sa pead mõtlema, et mul on võib-olla 500 inimesega kontsert või mul on vaja, ma ei tea, Cordelia kirjutab siin, et kuule, tee mulle ka mingi klippe, meil on vaja veits promoda seda Paavli üritust, on ju. Et kui palju seda balanssi on nagu keeruline leida? Eks ta on niimoodi, et üks hetk on rohkem keskendumine sotsiaalmeediale ja siis muusikale. Mida sa nagu küsisidki? Ma mõtlengi, et kas see on su jaoks raske näiteks seda balanssi leida, et ühelt poolt tahaks ju mussi teha ja olla nagu artist. Teiselt poolt, noh, et võib-olla see ongi nagu chill, et ma veits teen nagu kõike. Ja sa saad ju mõlemat samal ajal teha, need ei ole nagu mingi mutually exclusive, et kas sa oled sotsiaalmeedia tegelane või sa oled muusik. Nagu, sest meil on näiteks see, et oota, esiteks ma tahaks minna veits tagasi selle jutuga. Mul on tunne, et nagu inimesed ei otsi robustsust, vaid tänapäeva noored otsivad kommuuni väga. Ja mitte see, et ma lähen ta kontsertile sellepärast, et ta on mingi ülinaljakas sotsiaalmeedias, vaid nagu sellepärast, et inimesel on tunne, et ta tunneb sind. Ja et ta tuleb nagu sinu kontsertile, et on osa nagu millegist, vaata. Mis on minu arust see, miks inimesed tahavad seda mingit lolli sisu. Aga ja ma ei tea, meil on vähemalt see nagu sisu tootmine on tihti nagu lihtsalt osa sellest, mida me anyway teeme. Me lihtsalt kuidagi, ma ei tea, me oleme kuskil parklas, meil tuleb mingi naljakas idee, ise räägime lihtsalt ja siis Märten ütleb, et mingi see teeks TikTokis jube hästi. Ja siis ma võtan tela välja, me teeme selle video ära ja paneme üles. Ma ei tea, see on nagu tihti lugu, that's it nagu. Et see ei nõua mingit effortit teie kontekstis nagu enamasti? No... Et seal ei ole nagu mingit suurt strateegiat, te nüüd istute kvartalist korra maha? Ja... Ei ole, meil on see õnnistus, et me oleme suhteliselt lollid. Ja tihti see huumor, mis läbi selle lolluse välja tuleb, see on see, mis nagu, ma ei tea, inimestele meeldib vahepeal. See vist on ka see autentsus, mida noored otsivad. Et kui me mõtleme, mis on see igav osa selles turunduses ja kõik see ongi see, et see kõik on väga puhas ja väga siuke nii nagu viimsuseni nagu ära raamistatud. Nagu ja see just, et see on nagu lihtne ja see tundubki, et see on päris. Et see ei ole siuke asi, mida sulle üritatakse nagu maha müüa kuidagi. Ja ma arvan, et see on see, mida noored otsivad. Nad otsivad seda nagu autentsust sealt. Ja seepärast see siuke lihtne, naljakas, lõbus content nagu ka töötab nende peal. Ma tahtsin veel Lee käest korra küsida selles osas, et ma tean, et teil on päris mitu ka sellist nagu pika perspektiivi asja just nagu noorte kaasamise kontekstis, mis teil on Pärimusmuusika Keskusega plaanis. Et kas sa võid natuke nendest asjadest rääkida, et mis on see nagu pikk visioon, et ma saan aru, et loogiline, et kui folkmuusika järjest
popim on ja meil on järjest rohkem edulugusi ja ka striimingus on nagu folkmuusika praegu tõusnud võib-olla räpi ja popmuusika kõrvale rohkem nagu esile. Et mis on need asjad, mida ka üle-eestiliselt Pärimusmuusikakeskus näiteks saab teha, et kas pilli mängimine või bändi tegemine, kas see on üldse cool aastal 2026, kui sa saad tegelikult ju arvutis klotse tõsta paika sample packidest ja mussi teha? Jälle see on nii veider, siis kui ma seda paneeli sisukirjeldust lugesin, siis ma mõtlesin, et appi kuhu ma nagu ja-sõna olen öelnud, sest ma pidin guugeldama, mida tähendab Fortnite pidu ja mis asi see skip rate mõõdik on ja nagu ma tundsin ennast järsku nagu nii out of context. Aitäh. Ja nendest pikkadest, no okei, ühesõnaga ma närisin läbi ja mul on tunne, et keegi meie majas võib-olla ikkagi teab, mis asjad need on. Meie nagu otseselt oma noortega vist ei räägi üldse sellistel teemadel, küll aga me katsume nende tagasisidet saada pea igal momendil, kui nad meiega kokku puutuvad. See tähendab seda, et kui me pakume mingisugust haridusprogrammi, siis me teeme seda kooskõlas nendega, mida nad tunnevad, et neil on vaja. Kui nad käivad meie majas kontserdil, siis üldjoontes me katsume nende käest välja pigistada, mitte pigistada, aga päriselt saadagi mingisuguse tagasiside, mis meile annaks mingisugust juhtnööri edasiseks. Ja praegu ühe näitena mul on siuke tore uus tiitel Eesti Pärimusmuusikakeskuses loovprodutsent. See tähendab seda, et üks minu nagu ägedatest ülesannetest ongi luua koos 3 kooli tudengitega üks eriproduktsioon, mis keskendub siis Eesti rahvapillide tutvustamisele ja seda on ka plaanis koolinoortele esitleda. Ja siia vahele ma ütlen ära, et meie nagu mõte on vist ikkagi ka see, et lisaks kõikidele nendele olemasolevatele kanalitele ja sellele muusikale, mis niikuinii on pop, on meie vastutus korraldajatena veenduda selles, et see muusika, mida me ka otse suuname noortele kuulajatele, oleks täisväärtuslik. Ja sest et ma usun siiralt, et ka nagu see kogemus, mida sa kontserdisaalist saad, mõjutab suuresti seda, millega sa elus tegelema hakkad ja kui sul on nagu ainult kitsas piiratud valik, siis tegelikult see valikuvõimalus jäävad ka väiksemaks. Ja seepärast siis on meil plaanis hästi ägedate teiste korraldajatega tulevikus tuua lavale uus festival, mille nimi, tööversioon vähemalt on Noor kuulab või Noor kuuleb. Ja kõikidele korraldajatele on siis üleskutse ka meiega kampa tulla. Selle eesmärk on luua esitluskontserdite formaat ehk siis pakkuda seal erinevate žanri tegijate ja artistide poolt just nimelt konkreetselt noortele suunatud kontserte. Eestis me nimetame neid koolikontserditeks, aga et see programm, mida noored siis läbi selle koolisüsteemi saavad omandada või kuulata, et see oleks ka kaaskõlas nende mõtete, vajaduste, huvidega ja et need erinevad žanrisisesed organisatsioonid, kes siis seda pakkuda saavad, oleksid nendest otsustest teadlikud ja ühesõnaga Noor kuuleb, see on meil plaanis koos Music Estonia toe ja Eesti Kontserdi ja Džässiliiduga ka, kui ma ei eksi. Kui te saaksite mulle öelda näiteks paar asja, kas on mingeid asju muusikaelus, mida te isiklikult, ma ei tea, kas artistina, korraldajana tunnete, et meil on puudus? Kas see on mingi know-how, kas need on meie kohad, mis iganes. Kas on mingid asjad, mis teile kohe pähe tulevad, kui ma küsin seda niimoodi? Raha. Ta on alati puudu. Eestis on alati, jah. Ma tunnen, et miks need 15 ja 19 aastased on suurem hulk inimesi, kes klubides käivad ja üritustel käivad, on ka see, et nad teavad kedagi, kes teab kedagi ja kõik saavad listi. Keegi maksa piletite eest. Mina tunnen puudust kontsertkohast, mis oleks näiteks Kultuurikatla ja Unibeti areena vahel olev 4000 inimest mahutaks, mis iganes. Et seal nagu ülisuur samm on näiteks minna välja müüdud Kultuurikatlast, sa ei lähe Unibet areenale. Et teine valik, kindlasti on mingisugused kohad, mis ei ole niivõrd populaarsed, aga see on nagu minu probleem praegu näiteks, mis ma tahan, et ise ma ei hakka seda lahendama, see sükest
niisuguseid vahendeid mul ei ole, aga keegi võiks selle probleemi ära lahendada. Ja ma arvan, et sellel on ka nagu selles suhtes turgu sellisele auditooriumile. Jah, sellesama festivali korras, millest ma enne natukene juttu tegin, ongi välja tulnud tõsiasi, et just nimelt korraldajatel ja programmi kureerijatel, kes siis otseselt noortele suunavad mingisugust sisu, kontserdi sisu, on puudu tegelikult tihtilugu sellest inimesest, kes oskaks mõelda noore perspektiivist või oleks nendega kontaktis ja aitaks siis ka artisti selle külje alt, et kuidas nagu täpsemalt esitada seda, kuidas nendega suhelda, nii et neile oleks see arusaadav. Ühesõnaga see mõte sellest ja kas see on siis ressursipuudusel või rahapuudusel või teadmiste puudusel, et need on nagu ideed, mida võib veel kõvasti põrgatada, aga et lihtsalt see dialoog tekiks, siis jah, me loodame seda selle festivali valguses ka natukene nagu leevendada ja hakata uurima ja väga hea meel on, et selle sarnane teema tuleb siis ka rahvusvaheliste panelistide abil Tallinn Music Weekil teemaks, et saab nende kogemusele toetada ja mõelda selle peale. Ja ma võib-olla veel tooks selle välja, et kuigi meil siin 2 spetsialisti on, siis sellegipoolest muusikatööstuses on spetsialistide puudus, et võib-olla eelmise teema jätkuks ka, et see on Eesti muusikatööstuse Achilleuse kand, et kuna see on nii väike, siis meil ei ole nii-öelda selles suhtes spetsialiseerunud inimesi. Näiteks, kui sul on artist, kes ei taha TikTokke teha, siis tal on inimene, kes... Need on kõik artistid üle 30 aasta vanad. No näiteks, põhimõtteliselt, et see ei ole ainult sotsiaalmeedia spetsialistid, aga inimesed, kes iganes aitavad turundada, aitavad müüa, aitavad korraldada kontserte, et neid inimesi on, aga mul on tunne, et selles suhtes, et see mastaap on lihtsalt siin Eestis kahjuks nii väike, et see on paratamatu probleem ja artist tihtipeale on sunnitud tegelema 7 erineva probleemiga. Mina armastan seda, sest mulle lihtsalt meeldib toimetada, aga kõik ei ole sellised ja ma arvan, et see on mingisuguse nagu järgmise sammu tegemiseks siuke suur proovikivi või takistuskivi paljude artistide jaoks. Aga kas nagu vanemad artistid tõesti peavad tegema seda asja või? Sest nagu mul tuli näiteks pähe kohe nagu nii-öelda üle 30 aastased mul tuli 5 miinust pähe, kes nagu teevadki, kui neil on midagi, siis nad teevad selle 1 või 2 videot, mis on nagu maitsekalt nende huumori järgi tehtud ja nagu sellest piisab. No, 5 miinust võib-olla natukene ka erandlik näide, sest on mingi reklaamiagentuuri meeste bänd. Aga mis nagu üle 30 aastaseid artiste sa mõtled, kes peavad tegema TikTokis? Ma lihtsalt oma kogemusest on ju, et ma näiteks töötan Vaiko Eplikuga koos, ma ei kujutaks ette, et Vaiko hakkaks TikTokis mingit tantsu või mingit skitti nii väga tegema. Samas. Aga kui nad on Eesti... Võib-olla ma pole lihtsalt õiged spetsialiste leidnud. Kuigi see oleks tohutult naljakas, siis ma arvan, et kas Vaikole ei tule nagu need, kes Vaikot tulevad kuulama, neid vist väga ei huvita, kas ta tantsib või mitte. Vaikol ei panda isegi going eventidel, aga tal on saalid läbi müüdud, et see ei ole probleem. Ma arvan, tema on täiesti grand old man, et tal on see saadiku puutumatus. Absoluutselt, aga ma usun, et ka tema kontekstis ta kindlasti tahaks nooremat sihtrühma ju juurde saada oma üritustele ja tutvustada seda muusikat nendele, kes võib-olla ei ole olnud sellel teekonnal viimased 15-20 aastat. Ma tahtsin korra spetsialistide käest korra küsida seda, et kas see ei ole üldse alustas, sorry, see kõlab nii tuušilt. Sina panid, et muidugi sina panid. Ma tahtsin korra küsida, et te ütlesite, et asi, millest puudust tunnete muusika elus valdkonnas on raha. Kas te tunnete puudust sellest, et te ei oska raha teha või ei ole inimesi, kes aitaks raha teha? Ei, ma küsin lihtsalt, sa ütlesid, et raha ei ole. Et võib-olla kõik on listis kontserditel, sellepärast ei ole. Aga et kas see point on pigem selles, et see community vibe on nagu olulisem tegelikult kui see finantseesmärk selle asja juures. Kas see on sellepärast, et tegelikult ei ole nagu neid inimesi, kes tuleks ütleks, et kuule kutid, et tehke need 2-3 asja ja siit tuleb mingi $, või millest see nagu kinni on? Vaata, seal on, ma arvan, kõige suurem vahe on see, et näiteks Sam ja Eik teevad kontserteid, aga meie teeme pidusid. See on see nagu peamine vahe, sest kui nad on, me oleme nagu nii palju nagu robustsamad, et miskipärast mul tundub imelik, et me teeme enda nagu solo show ja siis mingi lõpeb kell 8 nagu. Et just kui ongi tavalisem see, et kuna me esineme siis nii-öelda klubides, millest ma puudust tunnen Eestis on nagu kontsertimajad,
klubid, mida iganes. Aga justkui on nagu tavalisem, et kui sa lähed peole, siis see pilet on palju odavam, sest see eeldab ka seda, et siis sa oled seal mingi 4 tundi ja siis sa mingi lähed baari ja võtad juua ja mida iganes. Ja siis ongi see, et kui ma pean juba minema ja mingi baarist juua ostma, siis mul läheb seal mingi 60 euri vaata, et aga kurat, ma ei taha väga seda 10 eurist piletit maksta, et jaa, mul on ju mingi sõbra sugulane on ju mingi Kenneti, mingi suure ühe sõbranna, et oota, äkki ma saan kuidagi mingi küsida ja uurida ja siis tuleb mingi sõnum, et kui ma listi ei saa, siis ma vist väga ei viitsi tulla. Okei, ära tule siis, aga issand jumal et ma arvan, see on see, mida Märten mõtles, et see justkui siuke tunne nagu inimesed alahindavad sinu nagu sisse pandud tööd, et sa korraldad seda üritust ja siis nad on mingi, ma ei taha maksta selle eest 10 euri. Aga see on ka mingi tendents, et nagu sa mainid, et pilet on, ma ei tea, 8 või 10 eurot on ju, seda ei osta 60 euri eest algsi baarist nagu võib küll rippida õhtu läbi. Et kas see on mingi asi, mida te näete oma pidudel ka? Jaa. Ei et kuidas seda muuta, võib-olla peaks 60 eurost piletit tasuta alkoholiga pakkuma, on ju? Nagu ma ei tee nalja, meil on nagu mingisugused enda nagu tuttavad, kes on mingi, pane listi vaata, siis kuna nad on sellised toredad ja naljakad ja me teame, et nad teevad nagu peole head, siis paneme need listi ja siis mingi hetk lähed kuhugi baari äärde, siis seal on mingi 50 hotshoti reas, vaata. Et siuksed on nagu huvitavad kujud. Ilmselgelt, et raha nagu on, lihtsalt peab välja mõtlema, kuidas see õigesse taskusse tõsta. Jaa, aga kui on siuksed üritused, kus on nagu pigem see, et kõik nagu ostavad pileti, siis ma arvan, et nagu tuleks palju rohkem inimesi, kui inimestel oleks rohkem raha. Sest tihti on ka see, et sul on nagu reedel on üritus, laupäeval on üritus, siis sa justkui nagu valid, kummale sa lähed, vaata. Et ma ei tea, kas see on täielikult raha pärast, sest ma ei ole piisavalt nagu rahatark, et teha seda otsust, ma lihtsalt läheks mõlemale. Aga kui on inimene, kes on natuke intelligentsem, siis ta võib-olla valib, aga kui tal oleks rohkem raha, siis ta võib-olla ei peaks valima. Lihtsalt väike kommentaar selle listi teemalt, et mingi hetk meil läks asi natuke käest ära. Siis me tegime ka teadliku otsuse, et kuidas me nagu nii-öelda hoiame ennast ja hoiame oma nagu sõpru ja oma kogukonda, on siis meil see, et me pakume siis mingi minimaalse summa eest selle pileti, et saan aru, et rahaga on raske, aga ikkagi tule, aga toeta siis, kas on siis see 5 eurot või see 10 eurot, kui kontserdipilet on kallim, on ju. Aga üks asi on ka see, et siis jaga näiteks Instagramis või jaga omalt poolt ka seda üritust, et kuhu me siis nagu omalt poolt tuleme vastu, siis tuleme meile ka vastu, et siukest nagu omavahelist koostööd ka teha, et see ei pea olema lihtsalt see, et kui tasuta ei saa, siis ma ei tule, on ju. Ja teine asi, ma ei tea, meil vähemalt, ma ei tea, kuidas me ei võta teistes sõna, aga noored tegelikult ei joo enam nii palju. Ehk siis no just oli 60 hot shot'e reas. No võt, saada nad Paavlisse siis. Ma mõtlen seda, et kui nagu nüüd noored ei joo palju, siis mida need noored kunagi tegid? Neid noori alles ei ole enam, nad jäid nii palju lihtsalt. Kas Leetaul tähendab teelaul või see on su päris nimi? See on mu OÜ nimi, jah. Okay, aga see on mu päris nimi ka. Päriselt või? Okei, see on lahe. Ma mõtlesin, et see on nagu teelaul. Okei, toi. Tundub, et siit tuleb järgmine TikToki video praegu laivis siin kohe. Leen mainis siin seda, et ta pidi guugeldama, mis asi on Fortnite ja Skip Rate ja need asjad, et kui palju sellist nagu, ma ei räägi siin TikToki või Instagrami mingitest naljavideodest või kampaania asjadest, aga kui palju selliseid platvorme üldse, et ma ei tea, kuskil teistes striimides, ma ei tea, live-ülekanded, teie ilmselgelt striimite pidevalt oma asju, teete videosi, on ju, aga kui palju just nagu, ma ei tea, Eik ja Sam, kui palju te olete või palju te Paavlis olete näiteks siukseid mingid striimingu asju teinud või Fortnite'ist tõenäoliselt pidu keegi ei ole veel väga teinud? Ma arvan, et see sõltub väga artisti enda identiteedist ja sellest, kuidas ta läheneb. Sest mul on täiega see, et ma tegelikult jälestan mingisuguste videote tegemist, see tuleb mul väga pika hambaga ja ma teen mingi 100 take'i, et oleks ikka perfektne, ilusasti öeldud, ei puterdaks seal midagi. Aga see sõltub, kui me vaatame TikToki keskkonda, siis nagu see on suurepärane keskkond selles mõttes, et sa võid seal teha ükskõik mida. Keegi ei ütle sulle, kuidas on õige või mingeid direktiive ei ole, mida sa võid sinna üles laadida, et siis ma tunnengi, et ma saan ise ka sinna täpselt sükest sisu üles laadida, nagu ma ise tahan. Striimidega samamoodi, kui keegi kutsub, keegi korraldab, siis ma võin seda teha, aga ma olen selline inimene, et kui keegi õhtujuhiks näiteks või moderaatoriks kutsub, siis ma
parem ei tule sest et see ei ole lihtsalt minu identiteet ja ma arvan, et neid piire tuleb aktsepteerida ja teha nii, nagu inimesele meeldib. Kõhutunde järgi. Ma arvan, et ega me liiga palju üle ei mõtle, vaid teemegi kõik kõhutunde järgi. Kennet ja Märten, te ei ole kuskil Fortnite'is või ma ei tea, kuskil sellises platvormis mingit action'it teinud? Mul on tunne, et sa nagu ei saa väga hästi aru, mis asi Fortnite on, sest see on videomäng. No ma saan aru, jaa, aga no ma olen näinud, ma olen käinud seal, Travis Scottil oli minu arust kontsert Fortnite'is, on ju. Kunagi oli, jah. Okay, see on täpselt see asi, mida võetakse ülikoolides. Võib-olla ma olen liiga vana juba, näed, ma praegu küsingi, harige mind. Mingi, et intermediate, mingi access, mingi, et vaatame multimeedia lahendusi, mis on ajaloos tehtud, et see on vist väga edukas, see Travis Scotti asi. Ja mingi välismaal mingid tüübid käisid seal, mingisugused inselid vaatamas seda. Aga ma tunnen, et Eesti turu mõistes nagu meil ei ole mingeid Fortnite'i kontserte või sihukest asja. Ma ei saa mitte midagi aru, mis toimub praegu. See oli lihtsalt see, et kunagi Fortnite'is Travis Scott tegi virtuaalkontserdi ja siis mingi 1 miljon noort välismaal oma virtuaal nende skinnidega käisid seal kuulamas seda. Okei, mida iganes. No isegi kui sa tahaks eestlasena teha siukseid asja, see eluses ei juhtuks. Aga oota. Sellega see teema vist ammendas. Jaa, ma arvan küll, aitäh. Jaa, aitäh. Skipperendist ma ei hakka ka võib-olla rääkima, aga ma tahtsin Sammi käest korra küsida lihtsalt seda, et kui palju sa mõtled näiteks, kui sa teed mussi seda, et kui, ma ei tea, pikad su lood on, mis toimib hästi videodes. No ma lihtsalt eile ka jälle scrollisin, nagu ma eile tegin seda, et kui ma vaatasin näiteks Eigi mussi kuulasin, siis seal oli ikka päris palju lugusid, mis oli 4 minutit või lähedale. Ja siis ma näiteks vaatasin, et Kanuu on ju eelmise aasta üks suurimaid lugusid 2.44. Tiit Marvel oli kas 2 minutit või? Et kui palju selles oli see, et see lugu ongi 2 minutit ja kõik saab öeldud, on ju? Või kas seal on ka mingi mõtlemine, et tegelikult nagu tarbimise kontekstis see ongi optimaalne pikkus ühel hitlool praeguse hetkel? No jah, seal on palju mõtteid selles suhtes, et enamus ajast ma ikkagi ei hakka lugu lühemaks tegema. Kui lugu on näiteks 3,5 minutit, lugu kõlab üli hästi, et ma ei hakka raadiote pärast seda 30 sekundit sealt ära lõikama. Et päeva lõpuks ma panen selle loo ikkagi niimoodi üles, nagu mulle ta ilus ja kvaliteetne ja kompaktne tundub selles suhtes. Kui ma nüüd räägin oma mingi 2-minutilistest lugudest, siis lihtsalt kukkuski niimoodi lugu välja. Ma ei tahtnud rohkem salme kirjutada, sest kogu aeg ei ole vaja nii palju öelda. Ja nende lühikeste lugudega on tõesti see, et inimene kuulab ära, võib-olla ta striimib siis uuesti, ta tahab seda veel kuulata, aga nende miinuspool on jällegi see, et inimesed tüdinevad kiiremini nendest lugudest ära, mis on lühikesed, sest lugu ei ole selle 2 minuti jooksul, ta ei leia seda versatiilsust. Ehk siis ta muutub igavaks lõpuks ikkagi, võib-olla ma ei tea, kas seal on mingisugust korrelatsiooni või statistikat, mis seda tõestaks, aga mu sisetunne ütleb ja järelikult see on minu jaoks õige. Eks see repeat saab ikka rohkem mahutada sellest ajavahemikku, kui lugu on lõhe. Jah, aga repeat jällegi on lühem, eks ju, et siis tasu otseselt minu teada ei ole selle pärast suurem, et loeb ka loo pikkus. Okei, jällegi vaadates, mis Urmas ennem näitas, siis tundub, et streaming on all time high, on ju, kõik on mega lahe, järjest rohkem eestlasi on võtnud selle omaks, nõus maksma selle eest. Me näeme, et 15–19 noored käivad sündmustel nii nagu muda, rohkem kui ükski teine grupp, on ju. Cordelias ütlesid, et see nagu ei peegelda seda, mida sa igapäevaselt Paavlis näed. Ma võin oma kogemusest öelda, et minu jaoks ikkagi klient, kes on 25–40 on see klient, kellele on mul mõistlik teha sündmust, kellel on oma raha, oma töökoht, kes saab lubada endale seda. Kas see on üldse probleem, et me peame mõtlema selle peale, et kuidas seda noort saada? Võib-olla see on niisugune asi, mis nagu on või ei ole, et meil on küsimus pigem, kuidas me saame neid inimesi hiljem. Või on see hoopis küsimus selles, et me peaksime neid saama veel nooremalt kuidagi moodi sellesse teemasse sisse, et siis kui nad on 15–19, siis nad tuleksid sinna kontserdile? Kindlasti teema on väga oluline. Aga see täpselt see küsimus ongi, et kas me tahame tegeleda sellega hiljem või kas me peaksime tegelikult alustama juba varem. Ma ei saa arvan, et me tegelikult peaksime alustama varem. Lihtsalt ka juba, kust tuleb koolikasvatus, kodukasvatus, kõik see, et tutvustada üldse seda maailma, muusikamaailmast. Nagu me näeme ka uusi bände, uusi artiste tuleb aina vähem juurde. Ehk siis on just väga oluline ka, ma arvan, hariduse mõttes ja see on väga lahe, mis teie teete, et just nagu väga koostöös noortega arendate siis seda nagu haridussüsteemi.
et see on, ma arvan, see peaks ka olema tegelikult üle riiklik igal pool, nagu see peaks olema tava, et kui me mõtleme, ma ei tea, muusikatundide peale endiselt koolides, siis tegelikult tänapäeval noorel täiesti savi see, mis toimus renessansi ajal, et nagu näidata neile seda, mis on võimalik praegu ja ka tutvustada seda maailma. Muidugi ajalugu on ka oluline, aga see fookus peaks olema võib-olla natuke rohkem katsas käiva sellega, mis meil praegu toimub tegelikult maailmas. Ja üleüldiselt ma arvan, et see on väga oluline anda nagu noortele lava, mis on ka see, mis meil just eelmine laupäev toimus, Live Stage Youth, mis läks väga hästi, väga lahe oli näha. Esiteks nii bändide puhul kui ka siis nagu ka publiku puhul, kes kohale tulid. Et siis ma tõesti nägin seda nooremad 15–19 koha peal ja kõik nagu kuulasid ja nautisid ja see oli väga tore minu jaoks. Ja näha on ka seda, et see on vajalik ja see platvorm on väga vajalik noorte jaoks. Et ma arvan, et meil on palju tööd teha nagu kui muusikatööstusena just selleks, et siis jõuda nende noorteni ja päriselt anda neile see võimalus. Ja sellega kaasneb ka väga palju üleüldine muidugi majanduslik olukord ja kuidas ülemaailmselt tegelikult väiksemad kohad, kus tavaliselt ka noored saavad alguse, lähevad kinni, on ju. Ja jäävad siuksed suuremad, võib-olla prestiižemad kohad, kus sa pead juba olema keegi selleks, et siis esineda seal. Et ma arvan, me peaksime võib-olla natuke selle peale mõtlema, et kui olulised on ka need väiksemad kohad, kus siis noored saavad alguse. Ma tahtsin Eigi käest just küsida, et mina mäletan kunagi Tallinn Music Weeki üleval Von Krahlis, kui sa olid noor poiss ja ma olin lavamanager ja vaadates, kuidas ka sinu must näiteks on muutunud nende aastate jooksul ja üldse kõik on muutunud, on ju. Et kas sa tunned nagu, et meil on piisavalt muusikavaldkonnana tegelikult selliseid platvorme või me pakume või me kaasame üldse piisavalt neid noori, et neil on kuhu minna esinema. Meil on hea siin nagu sinu ja Sammiga näiteks on ju noortena rääkida, kes te müüte 1000 piletit kuskil kultuurikatlas, on ju. Aga teist võib-olla mitte nii palju nooremad inimesed võib-olla ei ole saanud seda esimest võimalustki, on ju. Ma mõtlen sama, et nagu kogu minu algusaastate asi baseerus sellel, et ma käisin nendel vabalavadel esinemas, ma sain käia noortebändil, et meil võiks kindlasti olla rohkem selliseid üritusi, kus saab lihtsalt teiste ees oma materjali testida, nii-öelda mingi luuleõhtu vormis asju, kus sa saad lihtsalt oma telefoni auksi panna sinna kõlarite taha, panna tausta käima ja laulda oma asja või räppida, mis iganes sa tahad seal teha, et minu jaoks kogu see muusiku elu algaski sealt ja sellepärast ma tahtsin kogu aeg käia ise ka nagu mingi 14-15 kuni 19 aastasena. Mul oli väga oluline käia teiste inimeste kontsertidel ja vaadata, kuidas ma saan sinna 16+ üritusele mingile Reketi kontserdile sisse, sest et see inspireeris nii täiega. Et mul on tunne, et oleks vaja kindlasti rohkem neid kohti, kus saavad noored ennast näidata. Muidugi see Tallinn Music Weeki esinemine, millest sa rääkisid, oli mul vist niimoodi, et kell 4 hommikul oli minu slot ja enne mind oli 5 – lõpetanud, nii et seal oli 3 inimest jäänud lava ette. See vastab tõele, aga mina olin seal. Yes. Aga jaa, kindlasti. Samamoodi nagu meil ei ole seal Kultuurikatla ja Unibeti vahel seda lava, mis mahutaks selle vahepealse arvu inimesi. Samamoodi ma tunnen, et meil ei ole väga ka seda, et meil on nagu 0–100, nii et sa pead kohe olema keegi, kohe olema valmis artist. Võiks olla rohkem neid showcase kohti noortele, kus nad saavad ennast vabalt väljendada ja sealt vaikselt koos publikuga kasvada. Et minu jaoks on olnud väga turvaline kasvamine see, et ma ei ole pidanud kartma, et mis ma välja panen või mida ma ütlen või kuidas ma olen. Et ma sain olla täpselt mina ise, sellepärast et olid sellised üritused ja olid inimesed, kes toetasid niimoodi. Meil on see veel mõned minutid jäänud, et kas kui on saalist mõni mitte Fortnite'i teemaline küsimus, siis võite märku anda ja küsida selle kohta. Praegu ei ole. Okei, ma tahtsin veel korra puudutada seda teemat ikkagi, et ma just mõtlesin Keneti ja Märteni käest küsida korra, et kui palju teie oma näiteks pidudega olete pealinnas, kui palju te käite väiksemates kohtades, et mulle tundub, et natukene ka selle muusikaelu jutus meil käib välja siin, et jaa, et Tallinnas on puudu ja Tallinnas oleks vaja ja ikkagi nagu see moment on ju, et
samas on ju meil noori ka Pärnus, ka talvisel ajal on ju, meil on noori ka muudes linnades, kes tegelikult ju tahaksid käia või noh, ma Pärnus hiljuti käisin ühte kontserti tegemas, ma vaatasin, et Triibu Pasta seal välja müüdud on ju, et noh, ikkagi seal toimub, Klišerika Max oli minust praegu välja müüdud seal on ju, et tegelikult seda inimest on, kes tahab seda kultuuri saada. Et kui palju te oma asjadega olete nagu seda suunda mõelnud või on seal üldse mõistetud, võib-olla kui Tallinnas pappi pole üldse, et siis kuskil Võrus on nagu full krimps on ju, et ei saa bussipileti rahagi? Ei, no Tallinnas ikka on pappi ka, et miks ma ütlesin, et listitamine halb on lihtsalt see, et kui me teeme ise üritusi, siis me saame piletite pealt raha, aga kui paneme listi, siis mis raha me saame. Aga meie puhul kõik üritused enamjaolt, mis me ise korraldame, on Tallinnas ja suurem osa esinemisi on ka Tallinnas, aga kui on näiteks Pärnus, Tartus, Võrus, kuskil Ida-Virumaal, ükskõik kus, siis seal ei toimu mitte midagi ja need on alati välja müüdud. Aga seal te ei tunne näiteks, me räägime Ida-Virumaast, on ju, siis mul isiklik kogemus on, et see on pigem nagu keeruline turg, kuhu minna, isegi kui sul on väga hea artist on ju, või sündmus, siis võib-olla see on jälle see kommunikatsiooni küsimus, et ma ei oska jõuda sinna. Alati kui, ma ei tea, alati kui nagu meid on kutsutud, nagu me oleme ülipalju viimase mingi poole aasta jooksul käinud nagu mingi täiesti X kohtades ja me lähme nagu järgmise 3 kuu jooksul ka mingi täiesti X kohtadesse, mingi Võru ja Peipsi ääre ja mingi siuksed kohad ja mingi, aga kuidagi alati need nagu väiksed kohad, seal on mingisugune klubi, mis on nagu palju lahedam, kui sa ootaksid ja seal on alati rahvas, kes on nagu palju elavam, kui sa ootaksid ja neid on alati palju rohkem, kui sa ootad. Et nagu see meie ei esine, nagu me ei korralda kuskil väiksemates kohtades, sest seda on lihtsalt nagu võimatu nagu kommunikeerida nendele inimestele, kes seal elavad, aga need, kes elavad seal ja seal ümbruses, siis kui siuke asi toimub, siis tihti see korraldaja on kohalik ja kõik, kes seal nagu läheduses on, teavad, et see toimub ja nad tulevad, aga me lähme sinna lihtsalt esinejatena, mitte korraldajatena. Ilmsegi, et seal rahaliselt on siis mingi pointi seda ikkagi korraldada või teid kutsuda? No, Peipsi ääres või kuskil? No kui seda pidevalt tehakse, siis tundub, et on jah. Võib-olla viimane asi, mis mul siin veel enda poolt tuleks küsida, puudutab nagu näiteks sükest nagu fännikaupu ja merch'i ja mingit sükest asja, on ju. Et kui suur osa see näiteks on teie igapäevasest sellisest nagu mõtlemisest, kas seal on tarbijaid, kes ostavad, ma ei tea, teie näoga särke või vinüülplaate või mida iganes, piletid on eraldi teema, on ju. Et kas see on mingi asi, mis võib nagu teema olla näiteks, ka teie puhul näiteks on ju seal striimides ja nii edasi, on ju, et kas teil on mingi veebipood või mingi asi? Meil on veebipood ja kusjuures meil on T-särk, kus on meie mõlema näod peal ja need lähevad, neid ostetakse, iseasi on see, et kas nad kätte saavad. Et mitte, et ma nüüd lasen neid üle rahaga, aga need jõuavad väga hilja neile, sest ma tihtilugu unustan just teel siia. Lugesin ühte meili, et keegi on 3 kuud oodanud. Mis ei ole võimalik. Nii head reklaami, Martin. Ei, palun. Õnneks meil on siin live stream praegu ERR. See ei ole võimalik, sellepärast, et ma helistasin talle, ma ütlesin, et ma olen saatnud välja ja siis ta ütles, et no ei ole saanud. Ehk siis, võib-olla ta ei ole, aga ma tegelen. See on iga kord, mis ma ütlen, kui keegi tellib selge, et ma kunagi tegelen, siis. Aga kas see on kasu? See on hea strateegia. See on kasu, sest see on reklaam, eriti kui meie näod peal on. Inimesed käivad selle T-särgiga ringi ja siis nad tunnevad ära meid või küsivad isegi, kes need on ja siis nende sõber räägib. Ma arvan, et suur reklaam vähemalt meie kuulajatel või siis tänapäeva ühiskonnas on lihtsalt suust suur reklaam nagu. Aga ma saan aru sellest, et sellel nagu iseenesest jumet nagu on, et neid tellimusi tuleb ja sellel on nagu mingi business, et need noored tellivad neid särke. Jaa. Ma arvan, tihti need, nagu, kes kõige rohkem nagu tellivad neid, on need, kes nagu on liiga noored isegi, et nagu mingi klubiüritustele tulla, sest need kõige nooremad on need, kes nagu välja näitavad kõige rohkem seda, kui suured fännid nad on ja need on need, kes mingi fanpage'e teevad ja asju. Et sorry, ma hingasin mikrofonisse. Aga jaa, inimesed tellivad ja jah, inimesed tellivad. No super ju, noh, nii, leidsime raha. Nice on. Sam? Jaa, kui ma nüüd viimase albumiga seoses, ma arvan, ma tegin algul 200-300 särki ja need müüsid välja
Peale seda ma tegin äkki veel 150 särki ja peale need müüsid ka välja, ehk siis pigem nagu on hästi. Aga ta ei ole kindlasti nii-öelda selline märkimisväärne nii-öelda müügitulu koht, millele mina rõhun, et mul on hea meel nendega tegeleda, sest tõesti fännid tahavad särke. Kas nad vinüüle tahavad, see on nüüd teine küsimus, aga ma ise armastan vinüüle, see on mu üks ainsaid unistusi elus olnud, et mul on enda muusika vinüülplaadi peal ja ka need on müügis. Ja koduleht on ka, kus fännidel on võimalik osta, aga see on selles suhtes nagu huvitav teema, et kindlasti see nõudlus on vähenenud 20 aastat tagasi. Ma arvan, et see fännikauba ostmine, vinüülplaatide, CD-plaatide ostmine oli ilmselgelt ülisuur, sest see oligi see koht, kus kuulati füüsilist muusikat ja voogedastusplatte põhimõtteliselt ei eksisteerinud. Aga mul on tunne, et see mingil määral on tõusutrendis, samas kuna minu karjääri kasv ongi ülimalt lineaarne olnud, siis mul ta ongi hästi lineaarselt samamoodi paralleelselt kasvanud. Aga jah, see kõik oleneb jällegi ülispetsiifiliselt, kui on äge disain, et ma arvan, et mina olen alati lähenenud sellega, et mul ei pea olema see, et siin on Sam üli suurelt kirjas, et kõik kannaks minu merchi, vaid see disain võiks äge olla, nii et ta ei karju Sam, aga inimene tahab kanda ka seda teisipäeval koolis või kolmapäeval tööl või kus iganes, et ta on nagu, et lihtsalt et ta oleks ühiskonda kuidagi siin on mingi sihtrühma erinevus ka, et kutid ütlevad siin, et neil on oma näod suurelt peal, on ju, ja tellitakse, on turundus. Ei ole suurelt peal, meil on purk longerot, kus on siis meie näod peal, on see särk. Aga miks ma arvan, et see nagu fännikauba asi on alla läinud, on see, et no ma ei tea loomulikult, mis ajast, nagu, mis aega sa mõtlesid, aga ütleme, et mingi 40 aastat tagasi, kus inimesed ostsid nagu miljonites mingi rocki ansamblite nagu särke ja asju, vaata, siis see on nagu, see on peamiselt sellest, ma arvan, et kus sa nagu näed seda inimest, on see, et ma ei tea, äkki paar korda aastas telekas ja äkki neil on sinu riigis kuskil lähedal on kontsert korra 5 aasta tagant. Ja siis, kui sa ostad selle särgi, siis see on nagu see, et sa justkui nagu saad midagi sellest artistist nagu endale, et sa nagu justkui uuesti näed teda iga kord, kui seda särki kannad. Aga nüüd on see, et nagu nendest 4 näost vähemalt nagu sul on, kui sa TikToki vaatad, siis sul on raske meid mitte näha. Seega võib-olla sa nagu sellepärast ei taha seda särki. No aga füüsiliselt ma ikkagi ei näe teid iga päev, et võib-olla kui ma tahaks kogu aeg näha, siis... No aga sa saad aru, mis ma mõtlen. Ma saan aru, mis sa mõtled, Thanks. Ja, chill. On nüüd järsku kellegi küsimusi, meil on siin tõesti viimane sekund. Ei ole kellegi küsimusi. Ma tahaks teda, kas CD tuleb tagasi vest. Mul on hästi palju küsitud CD-sid viimastel kuudel ja varasemalt ei ole seda mitte kunagi olnud. Et kas peaks hakkama CD-sid tootma? Isiklikus kogemusest soovitan CD-sid toota? Soovitad? Soovitan. Ma täiega tahaks eigid CD-d. Et ikkagi CD-del on ikkagi teatud nagu jälgijaskond ja olen ka viimasel ajal, pluss CD toota on üsna soodne. Et selles mõttes ta ei hoia sult kapitali kinni. Teeme. Saad raha teha. Kui me ütleme siin asju, mis me tahame, siis mina tahan ikkagi Vaiko Eplikut tantsimas näha. Selge. Ühesõnaga, ma räägin spetsialistidega ja siis proovime Vaiko saada kuskile striimi tantsima. Ja ma mõtlesin teed niimoodi, et kõik chill. Nii, suur tänu kõigile. Ma loodan, et me saime midagi teada. Meil on vaja 4000 venjut, on ju. Ja meil on vaja kommuune tekitada siin, et inimesed tunneksid end osana millestki. Ja tantsivad Vaikot. Ja tantsivad Vaikot on vaja noortele spetsialistele. Aitäh!